siis jälle need külamehed tõid ju piimaristade kobustega kõik selle piima siia kohale ja siis oli selline kõrgendus tehtud, kus siis tõsteti, jõumehed tõstsid kahe käega, need piimarisad olid niisugused kõrged. Ma ei teagi, isegi seal läks oma 50 liitrit vähemalt sisse seda piima ja siis jälle lohistati neid, siis tsementpõrandad olid ja siis tekkisid ka niisuguse šlaangid, niisuguse pulgaga tõmmati siis seda mööda seda põrandat, valati siis jälle kiibi sinna. Ennem kõik mõõdeti ja kaaluti ja vaadati rasvaprotsent ja pandi lapid. Lapi peale võeti proov, kas on must piim või on puhas piim, kellel olid mingisugused mustuse jäljed, nendel riputati üles, seina peal olid reas, missugusest talust olid must piim tulnud. Ja ega seda vastu ei võetudki. Siis teadsid, et järgmine kord peavad oma piima eest hoolitsema. Nii et ega kontroll oli väga kõva korralik. Aga seda tehti muidugi, siin ehitati natuke ringi ja see korsten on ka hiljem tehtud. Aga alguses oli ta ühekordne hoone. Hiljem on ehitatud veel peale. Siin oli vist korter ka seal Meieril ja Meierid on ka väetanud, aga Ambla piimameierei kohta saab siis seda ütelda, et see tekkis piimaühistuga seoses ja seda ma saan seal Ausamba juures seal lähemalt rääkida. Aga 30. aastate keskel oli see Ambla piimaühing kõige suurem piimameierei ja koorejaam, kõige suurem Eestis. Ja oli 6 kooreühingut ja siis selle või läks Inglismaale, eksportvõi. Need talunikke üldse, kes tõid piima, neid talunikke oli umbes 800. Kujutage ette, 800 ümbrusest tõid piima siia ja nendest 400 olid selle piimaühingu liikmed, kes maksid siis maksu, kes said siis odavamalt ka seda võid ja koortsid ka. Nii et Ambla piimaühingu lugu on, ja eraldi mul on sellest täitsa suur uurimus tehtud, sellest on isegi film tehtud ja seda on hea rääkida, meenutada, sest et ideed tekkisid kõik selle 19. sajandist vabaduse saamisega, Priiuse tulekuga ja hakkasid tulema Šveitsist ja Taanist meistrimehed, liikusid mööda maid ringi ja šveitslased tulid siis juustu tegemist õpetama. Selle Emmentali juust näiteks on teada, see läks isegi Peterburi ja või tegemine Taanist. Ja tulid need meistrid igale poole piirkonda siia Amblasse samamoodi ja siis hakkas asi pikkamööda arenema ja see tõmbas kaasa talunikke, kes hakkasid rohkem karja kasvatama ja paremat piima ja rohkem piima tootma, kellel tekkisid suuremad sissetulekud ja rikastusid ka selle tõttu. Maa oli väga hea, siis viljad kasvasid hästi, nii et ühesõnaga niisugune õitsengu aeg oli. Aga see kestis nii kaua, kuni siis koloosi majandus pihta hakkas. Sõda vahepeal. Sõja ajal elati väga hästi üle, toodeti linna inimesi maa saadustega ja pärast sõda tuli siis see langus, mis kestis veel pool sajandit.